Asume praegu siis ühe päris pika jõe ülemjooksul. Selle 5 kilomeetri peale on sellest jõest saanud siis sihuke natukene 2,5 meetrit siis lai jõekene. Nüüd paljasilmaga tavainimene vaatab, et jah, jõgi rohi sees, aga näed, aga miks ta on niimoodi rohtu kasvanud, eks? Ja nüüd, kui me hakkame vaatama edasi, mis meil siin kõrval on, siis kõrval on kraav. Iga kraavi juures on sihuke võsajutt ja neid me hakkame nägema siin sisuliselt iga 100 meetri tagant. Ja niimoodi on siis kõik see naabermaastik on kõik nagu ära kraavitatud iga 100 meetri tagant ja kõik need kraavid suubuvad siia. Nüüd, mis toimub? See rohi tegelikult, mis siin praegu kasvab, on suvine rohi, talveks ta kaob ära täiesti ja see tähendab seda, et külma ta ei taha, ta tahabki sooja vett. Ühtlasi siis kraavist tulevad veed tegelikult on õhusoojad ehk et soojendavad ka seda jõge ennast, mis tegelikult on tekkeliselt põhjaveeline ja siin peaks olema tegelikult kuskil tavatemperatuur umbes 13 kraadi, 14 kraadi. Siit tulebki see teine asi välja, et selles jões ei ole aastaringseid taimi, mis omakorda näitab seda, et järelikult siin ei ole ka aastaringset elustikku. Ja mida näitab praktika, näitab seda, et kevadel, siis kui on suur vesi, seda taimestikku siin ei ole, siis on siin ka forell. Tuleb hooaeg, siis soojem hooaeg kätte, siis hakkab rohi kasvama ja siis ta tõrjub välja, hapniku sisaldus ka jões tegelikult väheneb tänu nende taimestikule soojenemisele ja nii edasi ja siis ongi see asi käes. Nüüd me vaatame, et ilus sirge jõgi. Eestimaal võimegi neid ilusaid sirgeid jõelõike näha hästi palju. Miks? Need ei ole looduslikud. Looduslikult mitte kunagi jõgi ei moodustu sirgena. Ainult mägedest alla jooksev juga võib olla sirge, eks ju, aga looduslikult kujunenud jõgi ei ole mitte kunagi sirge. See on inimmõjutus ja see on nüüd väga totaalne inimmõjutus. Siin oleks lahendus ainult see, et kraavi otsad ei suubuks jõkke ja see jõgi saaks tegelikult oma selle vee tsirkulatsiooni tagasi ehk et siis kaldaaladelt imbuks vesi maa sisse. Need kraavilõigud isegi võiksid siin olla, aga nad ei tohiks suubuda vahetult jõkke. Kui tekib üleujutus, siis ta tuleb lihtsalt ülevooluga jõkke ja nii edasi. Aga see vesi imbub ikkagi oma loomulikku teed pidi kõigepealt pinnalähedasse põhjavette ja sealt tuleb allikatena jõkke tagasi. Ja jõgi saaks endale uuesti selle puhta vee, et ei oleks ainult see talvine hea seis, vaid oleks ka aastaringselt. Miks siia tegelikult talvel kala tuleb? Tulebki sellepärast, et talvel on külm, kraavid on külmunud. Nii, sealt enam vesi jõkke ei voola, et mida paksem on ka lumekate, siis juba tegelikult lume all toimub pidev sulamine. Ja sealt tegelikult vesi imbub juba maa sisse, tekib see sama filtreerimine ja talvel on kindlasti siin rohkem põhjavett veesisaldust kui suvel ja praegu näiteks. Ja see ongi see, miks kala siia tahab tulla. Varakevadel oli siin näha väga palju ka tegelikult puruvanasi, et siin tekivad ikkagi põhjaloomakestel on vajadus ja soov siin nagu olla, aga neil tänu nüüd sellele soojale värgile ja kuna siin nüüd veetasemed pidevalt kõiguvad tänu nendele kraavidele, et nii nagu vett tuleb taevast alla, nii see juhitakse kohe vett jõkke, jõgi jälle tõuseb, veetasemed muutuvad, lammutab kaldaid ja nii edasi. Et see kõik on omavahel selline suur süsteem ja ringlus, et seda kõike tuleb nagu tähele panna. Aga nüüd, kuhu me jõuame? See põhi on tegelikult väga paksu muda sees. Ja see on nüüd see sama asi, et kuna see lõik on nüüd sügavaks kaevatud ja just kui taheti siia mingit kallet tekitada, siis tegelikult loodus hakkas koguma siia hoopiski muda. Ja nüüd tegelikult ikkagi seda soovitud veevoolu kiirus siin enam ei ole, kuna siin on muda sees. Ja taimestik ka, see takistab omakorda veel veevoolu, nii et tegelikult see, mida maaparandus lootis siit saada,
kui nad isegi täna selle kaevaksid uuesti üle, siis 4 aasta pärast oleks ta samas seisus nagu praegu. Et see loodusega ei ole mõtet võidelda.